tere, kallis rahvas! Ma just filmisin videot, kuidas ma teen makaroni hakklihaga ja juhtus väike probleem. Mul oli video stopi peal ja ma vajutasin lihtsalt valet nuppu. Aga igatahes ma andsin enam-vähem ära, mis siin toimunud on. Mul oli hakklihas, hetkel sulab, ma panin ära potti vee ning mul on siin makaron, mis läheb hiljem keema. Mul on kindlad käes, et ma oleks lihtsam tegeleda hakklihaaga, et ma ei jääks selliseks rasvast või midagi. Keisi just lõpetas ning hakkliha maitsest on siis selline hakkliha maitseainega ning ilmselt panen ka natukene soolapipat. Nii, ma võtan välja seda hakkliha. Aga näete, mis hetkelgi selline on meil. Ma võtan otse panni kohe. Tahan kohe panni viskama. Seda on kohe praatma ka. Tuli siin suht kuum. Hea. Nii, ma nüüd panen selle hakkliha seal küpsema. Ma panin siia hakkliha korda. Nii, mõtlesin panin läbi taga. Natuke, sorry. Nii, nüüd ma võtsin parem. Nii, ma nõuse hakkliha siin. Keisi. Ma mõtlen, saab kuidagi seda kaamerat mõelda. Nii, aitäh hästi, et näete, aga ma päris tahtsin lõpuni seda hakklihast teha. Lihtsalt ma lähen ära seda, et kes on näinud, siis hetkel ma läheksin mingitele mikrofoni siis selleks, et heli oleks parem ja trackpad selleks, et mul oleks kaamerat parem kui käest, mis siin
teha keema ka vee. Räägin ikka teile, et ilmselt kui te tahate teha, siis te võite panna mõnuvast siin niimoodi oksida, seda väiksemaks, seda tuleb justkui rohkem. Ja siis seda nagu on ühtlasemalt kui seal toitluses. Muidu on lihtsalt mingis kohas, kui sa võtad paned endale, siis ühes kohas on sellest tahti teha, ühes kohas nagu ei ole, seda on meil suured tükid, eks ju. Sest ma olin hästi väikseks. Sool on, ainult pipakut juurde panna. Minu lemmikpipar on sidrunipipar. Te võite kommentaaris kirjutada, mis on teie lemmikpipar. Kas on tšillipipar, roheline mustpipar või sahvatatud, purustatud. Ma näitan teile kas milles hetkel saklia on. Hetkel see on selline. Suhteliselt mõnusalt helepuu. Hetkel on siis vesi selline. Vaikselt mingid väiksed mulinad siin tulevad. Keema. Ikka sama seis. Aga ta hakkavad vaikselt juba häält tegema. Sealt tuleb kohe varsti keema. Loodetavasti. Nii nagu teades mind, siis ma olen ikka veits ajameelne. Siis muussin panna makaroni vett soola. Aga siis tuleb seda tagant järgi. Ja vesi läks põhimõtteliselt kohe keema läheb. Nii kohe varsti. Nii, vesi läks keema, nüüd ma vist panen makaronid sisse.
ka neid. Nüüd paneme ka aja. Ma siin peaks olnud ka väga palju juurde. 8 minutit, see oli 79 vist. Jep, 8. Nii et nüüd siis ootame, kuni aeg täis saab ja nüüd valmis on. Makaronid jäävad vaikselt keema. Vahepeal segan nii selle. Oi. Makaronid keevad, siis segan nii vahepeal. Aega on jäänud 4 minutit. Kui 4 minutit möödas on, siis ma maitsen seda makaroni ja siis saame jälle valmis. Vahepeal segame. Jälle liit. Midagi juba põhjini jäänud. Nii, liit annab teada, et makaroni on valmis. Nii, teeme ka kohe ühe maitsetesti. Jälle see pott liigub. Nii. Makaron vist valmis. Nii. Tänne makaronid ja kulmunnad ära. Päevindas. Sai väikse mütsu pandud pott. Ma lisan ka siia võid. Päris või, aga teeb hakkan päris võimus. Nii, nüüd me paneme segamisele sisse ka hakkliha. Nii, lõpuks sai toit selline, toit on valmis. Ja nüüd ma teen ka ära maitsmise. Ja selleks ma nüüd sätin kaamera teise kohta ning võtan endale väikse portsu. Siis saame maitsta, saame öelda.
nagu, mis mina ütlen, sest mind lihtsalt anda hiljem ka teie.